Tere tulemast kuulama Nargi podcasti. Täna 4. episoodis räägime ühest inspireerivast noorest, kelle igapäevaelus põimuvad male, tantsud ja eesti keel. Meil on täna külas Varvara Rogaten, väga aktiivne noor. Uurime, kuidas need 3 erinevat valdkonda omavahel seotud on ning millist rolli need mängivad tema arengus ja valikutes. Räägime ka aja planeerimisest, tulevikuplaanidest ja enesekindlusest. Head kuulamist! Nii, tere Varvara. Tere! Täna me sinuga räägime põhimõtteliselt sinu elust ja palun tutvuge natukene ennast, millega sa tegeled, millega sa tegelesid, mis sind huvitab võib-olla. Praegu ma õpin Narva gümnaasiumis G2. Samal ajal olen sportlane, tantsija. Minevikus olin ka malemängija ja olin sellega tegelenud 10 aastat, oli suur osa minu elust. Ja aga praegu keskendun rohkem laskesportile, tantsimisele ja õppimisele. Nii huvitav, sul on nii palju hobisid. On väga hea kuulda, et sul on hea eesti keel. Ja mul on sellega selline küsimus, kus sina õppisid ja mis keeles sa õppisid? No eesti keelt ma hakkasin õppima juba lasteaias, nagu kõik meie. Ja jätkasin õppimist Narva keelte lütseumis seal. Praegu jätkan ka Narva gümnaasiumis. Kuskil eraldi ma kunagi ei õppinud, nagu eraõpetajatega, ainult kooliprogramm. Kas eesti keel sinu jaoks ei ole raske keel? See oli raske keel, aga kui ma Narva gümnaasiumis hakkasin rohkem suhtlema teistega, siis see muutus veidi kergemaks, kuna oli see praktika. Ja praegu mulle tundub, et eesti keel on päris loogiline keel, struktureeritud, et see on suht kerge, et õppida ja kergem, et mingi teine, ma arvan. Ja ma olen sinuga nõus, sest samuti arvan, et eesti keel ei ole nii raske nagu, minu jaoks inglise keel on raskem kui eesti keel. Ja ise õppisin kogu 9 aastat vene keeles. Eesti keel mul oli nagu tavaline tund, mingid reeglid. Nii palju me siin ei rääginud nagu praegu meie koolis. Ja olen sinuga nõus, et selline atmosfäär, et kõik meil on Narva gümnaasiumis eesti keeles, nii õpetajad räägivad kui ka isegi noored püüavad eesti keeles rääkima, see tõesti väga aitab. Nii, aga nagu ma juba ütlesin, sul on nii palju hobisid, kuidas sulle jätkub kõigile aega, et sellega tegeleda? See on mõnikord väga raske, aga ma elan selles nagu rutiinis juba lapsepõlvest, et terve elu, et hetkest, kui ma ennast mäletan, ma alati kuhugi jooksen, mingi trennile, mingi huviringile, et alati millegagi tegelen, et see pole selline nagu lühike harjumus, see on nagu elustiil juba, et mul on palju hobisid, mul kõik on huvitav, ma tahaks elus kõike proovida, sest nii palju võimalusi, nii palju väljakutseid, et proovida. Ja tavaliselt alati millegagi nagu tegelen. Kas sa kasutad mingid aja planeerimise meetodi, näiteks paned kirja või see kõik on sinu peas? Tavaliselt see on minu peas, sest nagu juba ütlesin, et terve elu niimoodi elan ja juba harjunud olen. Aga ma panen kirja ainult üritused, mis mul tulevad, et mingid tähtpäevad ei segaks. Aga ma proovisin need aja planeerimise meetodid, sest ma kuulsin, et nad aitavad kuidagi paremini oma aja planeerida. Aga minu jaoks eriti ei aidanud, kuna see on rohkem nagu harjumus juba, et pärast kooli mul on see, pärast teen seda ja nii edasi. Kas võid näide tuua, kuidas sinu tavaline päev välja näeb? Tavaliselt pärast kooli, see on umbes kell 4 praegu,
ma lähen tiiru, lasketiiru. Sealt ma lähen tantsutreeningule, pärast juba koju, teen kodutööd ja hakkab uus päev. aga kuidas sa üldse hakkasid laskmisega tegelema? Kas keegi vanematest sulle soovis seda või kuidas? Ei, ja vanemad tavaliselt mulle mitte midagi nagu sellist ei soovi, et ma ise valin, millega ma tahaks tegeleda. See juhtus sellel hetkel, kui ma lõpetasin malega tegeleda. See oli koroonaaeg, et väga päris raske aeg, et trennida, sest võistlusi pole sellest motivatsiooni, et midagi uut õppida. Ja ma hakkasin otsima mingi alternatiiv, millega tegeleda. Ja minu tuttav, ta oli ka laskur, jah. Ja ma mõtlesin, et miks mitte, proovin, kõlab huvitavalt, ma proovin ka. Ja tulin esimesele treeningule, proovisin selle esimese sihtmärgiga nagu lasta. Ja mulle jäi meelde minu treeneri fraas, et küsimus pigem, et kas sa pole varem sellega tegelenud, et mingi väga hea. Ja sellest hetkest mul oli see motivatsioon, et vot, mul tuleb välja, mul õnnestub. Ja selle ajal ka tegelen ja arenen selles. Tundub, et see fraas, kas sa oled varem sellega tegelenud, kasutavad kõik treenerid selleks, et endale lapsi saada. Võib-olla. Jaa, aga ma samuti proovisin ükskord lasta ja minu jaoks see oli nagu annab mulle adrenaliini. Aga sinu jaoks see pigem rahuldab või annab energiat? See sõltub, millal ma lasen, kuna kui see on treening, siis see rohkem nagu rahulik protsess. Kui sa oled närviline, siis mitte midagi ei õnnestu, kuna väga oluline on sinu seisund, kuidas sa end tunned, et kõik oleks rahulik, sest isegi mingi väike segadus, see kõik sul ei õnnestu hea tulemus. Aga kui see on võistlus, siis on päris raske tunda ennast nagu rahulikuna. Ja siin see on pigem nagu pingeline protsess, aga me treenime ju selleks, et sellega hakkama saada. Ja üldiselt selline tulistamise protsess peab olema rahulik. Jaa. Kas sul on üldse aega puhkamiseks? See sõltub sellest, mida sa mõtled puhkamise ajal. No kujutame ette, et sa lähed koju ja mitte midagi ei tee, lihtsalt lamad oma voodis näiteks, vaatad oma telefoni, videod, ma ei tea, mis iganes. No selline aeg on näiteks vaheajal mõnikord või nädalavahetustel ka. Aga mõnikord see ei õnnestu. Minu jaoks parim puhkus on tegevuste vahetamine, et kui sa oled väsinud ühest asjast, siis sa ette võtad mingi teist ja sellega tegeled, see on ka omamoodi puhkus. Jaa, olen jälginud, sest mul on ka enam-vähem väga aktiivne elutempo ja mõnikord, kui juhtub niimoodi, et mul üldse ei ole mitte millegagi tegeleda, siis ma istun ja mõtlen, oh my god, mul on allakäik. Jah, täpselt, et selline tunne, et sa mitte midagi kasulikku ei tee ja kõik oled mingi halb inimene. Jaa. Kas sa oled kunagi tundnud, et sa ei ole piisavalt hea näiteks maalija või tantsimises? Selline tunne on praegu väga nagu normaalne osa minu elust, kuna ma tegelen palju asjadega ja kõikidel ei saa olla alati parim. Ja selline tunne, et see pole võimalik, on
See ärritab Võib-olla. mind, et ma ei saa hakkama ja väga tihti, kui mul midagi ei õnnestu, siis ma tunnen, et vot, kõik mõtlevad praegu minu peale, et ma olen nii rumal, ma ei tea, et ei saa hakkama, aga reaalsuses mitte keegi sellele ei mõtle, aga igal juhul selline mõte peas on, et ma ei tee piisavalt, ma ei pinguta piisavalt, et minu tulemus pole piisavalt hea selleks, et sellega tegeleda. jah, Millistes olukordades sa seda tunned? Kui sul midagi ei õnnestu või sa näed, et teine inimene näiteks tegi midagi paremini kui sina? ma ütleks, et pigem kui mul ise midagi ei õnnestu, näiteks võistlustel kaotan, siis kohe see tunne, et maailma lõpp, olen nii rumal, olen kõige halvem inimene selles maailmas, et olen, ma ei tea, ei õnnestu mitte midagi, ei saa hakkama. ja selline tunne on päriselt levinud, ma arvan, inimeste seas, eriti nende seas, kes millegagi professionaalselt tegeleb, näiteks sport, kunst, õppimine ka. Et inimesed mõtlevad, et kui nad teevad vigu, siis automaatselt nad on halvad selles. aga see seda ei tähenda, sest me õpime oma vigade abil. aga väga tihti seda on raske mõista, et me ei saa seda taipada, et vot ma õpin praegu, ei, on mõte, et ma kaotan ja kõik, see maailma lõpp ja edasi pole midagi. siis jaa, võistlustel ma väga tihti seda tunnen, treeningutel ka. sa ütlesid, et kui keegi teine teeb midagi paremini, siis jaa, see ka juhtub, aga see pigem mitte, vot ta on nii, ma ei tea, halb, ta tegi paremini kui mina. ei, see pigem jälle enda kohta, et mina ei tee piisavalt, mitte tema teeb liiga hästi. aga kas see, et sina tegid selgemaks endale eesti keelt, kas see tõstis sinu enesekindlust kuidagi võib-olla? ja koolis ma tunnen end päris enesekindlamaks, kuna praegu võin vabalt suhtlema inimestega ja õpetajatega ka väga palju suhtlema. ja see aitab ka võistlustel, näiteks kui ma lähen kuhugi ja meil on see Eesti meeskond, siis ma nendega ka eesti keeles suhtlen, see aitab uusi sõpru leida endale ka, jah. mul on ka selline kogemus, et kui ma hakkasin juba eesti keeles vabalt rääkima, no enam-vähem, ükskõik, kas ma teen vigu või mitte, ma tean, et no minust saavad teised inimesed aru ja see on vähemalt juba okei. ja selle tõttu ma mõtlesin, no vot, juba esimene samm on tehtud, juba paremini, nii et kõik ei ole kaotatud. aga kuidas sa hakkad nende tunnega toime tulla? kas sa hingad või kasutad mingit teist meetodit või lihtsalt see on mõtted sinu peas, mis on 2 tunni pärast lähevad ära? konkreetselt selle tundega, et ma pole piisavalt hea näiteks, seda nimetatakse impostri sündrom ja see on päris levinud probleem. ma tean ka mõned õpilased ja õpetajad meie koolis seda tunnevad, aga sellest muidu ei räägi väga tihti. ma arvan, see pole nii levinud, et arutleda sellest. aga ma arvan, et see on väga-väga oluline, kuna need mõtted on väga-väga, kuidas nüüd poisonous, отравленные, ядовитые. Vasoola. ja need tunned on väga kahjuslikud tervise jaoks.
see on nagu esimene põhjus, miks ei pea niimoodi mõtlema, et tervis on esimene, mis on kahjustatud. Ja 1 aasta tagasi sellega oli mul väga suur probleem, sest oli selline periood jälle spordis, et mul oli see väga kiirkasv ja siis see kasv peatus ja kuidagi ei nagu tulemused on samad või natuke halvemad, kui olid või jälle samad ja kõrgemaks ei lähe. Ja oli väga raske seda mõista, et selline protsess võtab rohkem aega, kui ma mõtlesin, et on vaja rohkem, ma ei tea, trennida, pingutada, lihtsalt oodata ja las see on nagunii, nagu on. Ja oli ka situatsioon, kui ma pidin ka arstidele minema, sest terviseprobleemid hakkasid selle tõttu, et närvid, stress, surve, et see kahjustab seda väga suurelt ja seega ma olen siin, et ka öelda kõikidele, et nii nagu ma teen, teha ei tohi. Te peate puhkama, te peate kuidagi andma aega endale. Te peate mõistma, et vead on normaalne, et me kõik oleme inimesed, me kõik teeme vigu, õpime ja ei tohi liiga palju sellest muretsema, kuna ja see võib viia väga kaugele, kust on väga raske tagasi tulla. No ma loodan, et sul on praegu paremini enesetunne. Kuidas sa ennast tunned? Praegu jaa, mul on selline, võib öelda, recovery praegu, et ma proovisin mingeid meetodid, et midagi kirja panna, oma mõtteid, see on ka väga oluline tehnika, et sa paned kirja kõike, mida sa mõtled, ükskõik mis see on, sest see aitab oma segatud mõtted korraks teha. Et kui kõik väga palju mõtteid on peas, siis tundub, et neid on liiga palju, sa juba ei saa aru, millest sa mõtled ja kuidas nendega toime tulla. Kui sa paned kõik kirja, siis sa näed, vot ma tunnen seda, ma mõtlen niimoodi ja niimoodi ja sellepärast ma pean seda tegema. Ja see väga aitab. Mulle aitas minevikus, sest muidu ma arvan, et oleks väga keeruline oma mõtetega hakkama saada, kui need kõik on peas segatud ja raske aru saada, mida konkreetselt sa pead tegema selles situatsioonis. No ma soovin sulle edu sellest. Mul on väga hea meel, et sina jagasid minuga sellest probleemist ja ma loodan, et need inimesed, kes meid kuulavad ja tunnevad, et neil on mingid samad sümptomid, siis muidugi ärge oodake mingi doktori poole, pöörduge ja küsige, kas see tõesti selline sündroom on või mitte. Aga lähme sinuga edasi. Nii et järgmine küsimus on selline. Kas sa säästud oma tulevikku kuidagi oma hobidega võib-olla? Ma mõtlesin palju selle peale, kuna hobisid on mul palju ja väga raske valida nendest. Ma mõtlesin, et võib-olla saan sportlaseks, laskuriks. Kahjuks ma arvan, et Eestis see on väga keeruline teha, sest meil pole sellist süsteemi nagu teistel riikidel, et meil on need palgad sportlastele, et sellega võib nagu elada. Meil sellist pole ja ma arvan, et kui ma saan sportlaseks, nagu tippsportlaseks tulevikus, siis ma lihtsalt ei saa mitte midagi osta, sest mul pole raha. Ma ei saa elada. Mõtlesin, et võib-olla võtan midagi keeltega seotud, sest keeltega mul on ka päris normaalne. Aga siin ma mõtlesin, et kuhu ma selle haridusega edasi lähen. Näiteks kui see on filoloogia, siis pärast kas tõlkija või õpetaja. Need 2 variantit mind ei huvita eriti. Ja ei tea,
vot praegu ma väga palju sellele mõtlen, et kuhu edasi ja väga raske valik. no proovida võib igasuguseid, ma ei tea, kui see on seotud näiteks õpetaja elukutsega, siis näiteks sa võid proovida teha eratunnid väikele lastele. Kas proovida, kas sulle üldse sobib see elukutse või mitte. Võib-olla sulle lapsed ei meeldi. ma ei tea. no võib. sest ma isiklikult võib-olla ma tahaksin õpetajana saada, aga ma tean, et ma ei saa väga hästi oma mõtteid välja selgitada, et oma peas mul on kõik paigas, ma tean, kuidas seda teha, aga võib-olla teistele inimestele, kui ma hakkan seda selgitama, nad ei saa minu selgitust aru. ja selle tõttu ma mõtlen, no oleks tore, kui ma töötaksin kuskil koolis, sest midagi tõmbab mind, aga tean, et lapsed ei ole minu asi. no võib töötada ka noortega või täiskasvanutega ka. no võib, aga mulle tundub, et selleks, et nendega töötada, sa pead olema väga kannatlik, jah, sest selleks, et õigesti teha, on vaja, no ma ei tea, 3-2 korda vigu teha ja või isegi rohkem. ja sellest, et ei saa oma mõtteid väljendada. mul ka, ma enne seda podcasti mõtlesin, et vot ma räägin sellest. praegu hakkan rääkima, mitte midagi ei tule, millest ma mõtlesin. näiteks, millest sa mõtlesid? no mul oli kõik paigas, et vot ma selle kohta räägin seda, hakkan rääkima ja sõnad üldse teised. no jaa, tean, et sinu õpetajatöö oli seotud maalega. esiteks, kuidas oli sinu turniir, kas sulle meeldis või mitte? jaa, see oli väga-väga hea, päriselt. ma ei mõtelnud, et nii hästi saab olema, kuna väga-väga närveerisin, et keegi ei tule, keegi midagi unustab, sest ma olin nagu see peamine projektijuht selles situatsioonis ja minu õladel oli see, et kõik peab olema paigas, kõik peavad olema kutsutud, kõik, ma ei tea, karikad, mingid auhinnad peavad olema kohal. ja see oli väga-väga suur vastutus minu jaoks, aga jah, see kõik läks hästi. kuidas sulle see kogemus, kas tahaksid võib-olla järgmisel aastal teha sama võistluse? ausalt jaa, me kogusime tagasisidet, et mida üldse osalejad mõtlevad sellele ja paljud ütlesid, et jaa, kõik oli päriselt hästi ja kui neil oleks võimalus veel kord tulla, siis nad seda kasutaks. ja ma arvan, et korraldan järgmisel aastal ka, see oleks väga hea viis, et meie koolirutiini kuidagi ilusaks teha. ja olen sinuga nõus, mulle ka meeldib see idee. võib-olla kui sa lõppude lõpuks otsustad, siis ära karda, küsi abi, ma ei tea, võib-olla õpilasesinduselt või huvijuhilt, kellelgi, sest see on tõesti väga huvitav ja teeb meie koolielu mitmekesiseks. ja meil väga vedas, et me jõudsime teha seda turniiri, kui oli iseseisva õppimise päev ja kui õpilased veel kodus kõik olid. praegu ei saa seda kasutada, kuna kõik on koolis praegu. aga jah, meil vedas selles mõttes. no ma mõtlen, et see ei ole probleem, kui isegi tulevad rohkem, kui sa teed seda tunni ajal. no jaa, ma ei tea. miks sina valisid just maali, miks mitte tantsu? näiteks teha oma ringi? mul oli valik, ma valisin just maalide ja tantsu vahel, aga tantsude kohta mul oli selline idee, et ma teen lavastuse, mingi nagu musical, tantsuline lavastus, aga ma väga-väga kaua mõtlesin idee kohta ja mitte midagi pähe ei tulnud ja lõppude lõpuks otsustasin, et okei, teen maaled, sest mul oli juba see nagu muster, mida ma
tahaks teha, kuidas see minu peas välja näeb. Ja see oli nagu kergem valik. Aitäh sulle selle vestluse eest. Kas sul on midagi veel öelda näiteks, ma ei tea, meie kooli kohta või mis iganes? Ja ma olen väga-väga õnnelik, et ma siia astusin, kuna ma väga palju kahtlesin, kas üldse tasub teistest koolist lahkuda, kas see on seda väärt. Ja ma mõtlesin, et see oli täiesti seda väärt, kuna ma kohtusin nii palju huvitavaid inimesi, nii palju uusi sõpru, et ja see kool annab väga-väga palju võimalusi, et areneda. Näiteks meie valikursused, et igaüks võib valida ükskõik, mida ta soovib, see, mis on tema jaoks nagu meeldiv. Ja meie küpsuseksam ka, et meil on võimalus olla vabatahtlikuna kuskil ja töövarjutamine, tudengipäevad ka ülikoolides. See on väga-väga kasulik. Paljud seda praegu ei mõista, et nad arvavad, mingi kohustuslik asi, mingi, ma ei tea, mingi jama. Aga reaalsuses see on väga-väga kasulik tuleviku jaoks. Ja ma arvan, et see oli väga hea otsus. Ja küpsuseksami idee mulle ka väga meeldib, sest kui ma mäletan, kuidas õppis minu õde gümnaasiumis, siis ma ei tahaks 4. eksamit endale võtta, kuna see veel lisab rohkem tööd ja siis üldse ei ole puhkust. Ja selle tõttu aitäh nendele, kes seda välja mõtles. Jaa, see on väga kasulik. Paljud õpilased mõtlevad, et need kõik nagu lisavõimalused nagu olümpiaadid, konkursid, ka küpsuseksam, mingid sellised tegevused on aja raiskamine. Paljud niimoodi mõtlevad. Aga minu jaoks see on väga-väga suur panus tulevikusse. Jaa. Et olümpiaadidel osalemine, see annab nii palju kogemusi, et see laiendab silmaringi. Näiteks ma võin näide tuua, et praegu mul tuleb filosoofia olümpiaad. Filosoofia, see on, kuidas ma üldse seal olen. See on aine, millega ma üldse pole seotud, nagu üldse, kunagi sellega ei tegelenud üldse. Aga praegu ma siia lähen ja kuidagi pean kohanema, pean midagi uut õppima selleks, et kuidagi hästi end näidata. Ja see on väga hea elu väljakutse, end proovile panna, sest tulevikus see on väga-väga kasulik oskus, et sa kohaned kuskil, kus sul pole mugav võib-olla ja ma arvan, see aitab väga tulevikus. Ja see on tõesti suur kogemus. Esiteks edu sulle olümpiaadil, sest paremini muidugi ennast proovida kodus, kus sul on kõik lähedal, mitte kuskil Tallinnas, kui sa kolisid teise linna, sul kedagi ei ole, õpid, mõtled, jumaja, paremini oleks, kui ma kasutaks võimaluse, kui mulle seda anti, mitte niimoodi, et oleks hea, kui ma teeksin seda eelmisel aastal. Ja sellepärast ma tahan öelda, et kui teile pakutakse mingi võimalus kuskil osaleda, midagi teha, mingi üritus, mingi võistlus, mingi olümpiaad, võtke seda, proovige. Kui ei saa hakkama, siis mitte midagi ei juhtu. Sa saad kogemuse, sa õpid. Aga kui ei tee, siis sa kunagi ei tea. Võib-olla, kes teab, võib-olla ma olen maailma parim filosoof, ma veel ei tea, aga näeme. Võib-olla. Nii, Varvara, suur aitäh sulle, et olid meie külas. Mul oli väga hea meel kuulda sinu mõtteid ja saame sinuga natukene lähemale tuttavaks. Suur aitäh sulle. Aitäh teile, et kutsusite. Aitäh, et kuulasite Nark podcasti. Täna rääkisime sellest, kuidas hobid võivad mõjutada tulevikuvalikuid,
kui oluline on aja planeerimine ning kuidas toime tulla enesekahtlusega. Loodame, et see vestlus pani sind mõtlema oma eesmärkide, harjumuste ja enesekindluse peale. Kui soovid näha ja kuulda rohkem, siis jälgi Meediaklubi tegemisi Instagramis ning teisi podcasti episoode saad järele kuulata Narva Gümnaasiumi YouTube kanalil. Kohtumiseni järgmises osas.